kui keegi tahab kaalust alla võtta, siis esimene asi mul tekib peas kohe küsimus, et kus kohas ta oma kehaga on täpsemalt. Ehk tihtipeale praegu see suur probleem, mida ma näen, on selles, et kui inimesed on hädas, nad tahavad langetada, nad pöörduvad kellegi poole, spetsialisti poole ja see lahendus antakse küllaltki sarnane. Ehk siis praegu pealiskaudsed kaalulangetamise juhis on väga lihtsad, arutama baasainevahetus, saame teada üle 2000 kalori, palju see võib olla, hakkame kaloridefitsiiti viima, hakkame päris toidule pöörama tähelepanu, jälgime taldriku reeglit, sööme regulaarselt, tarbime piisavalt vett, vaatame, et kiudained oleks piisavalt, vaata, et sa magaksid piisavalt, samamoodi puu- ja köögivilju võiks rohkem tarbida ja liigu rohkem. Need on niisugused pealiskaudsed soovitused, kindlasti saab natuke rohkem detaili minna, aga sa mõistad seda. Ja kui ma mõtleksin ajast tagasi, kui mina läheksin nüüd sellise inimese juurde, kes mulle soovitaks neid asju 2018, siis ma oleksin hoopis teises kohas kehaliselt, kui ma olen praegu 2024. 2018 mul oli kerge ülekaal, mul oli tegelikult metaboolne sündroom, ainevahetuse häire, insuliiniresidentsus, mida ma rohkem räägin ka, mis see on, aga mul oli mingid sümptomid, et ma pidevalt tahtsin näksida, mu kõht ei olnud täis peale niisugust tugevat söögikorda, eriti kui kõht läks tühjaks peale 2 tundi, eriti niisugune ärritus tekkis. Öösiti ärkasin üles, nälg oli peal, pidin külmkappi haarama minema miskit. Et ma olin hoopis teises kohas, kus ma olen praegu. Ja nüüd, kui 2 Timo läheksid praegu nende soovituste juurde, ma saaksin need soovitused peale, siis see tulem võib hoopis erinev olla. Sellel 2018 aastal inimesel arvatavasti need soovitused ei töötaks kindlasti pikaajaliselt. Üldises mõttes on ka väga nagu, kaloridieet on väga nagu sihuke, kuidas öelda, pealiskaudne, et me oleme ikkagi bioloogiaga seotud rohkem kui matemaatikaga. Ja mõnel inimesel töötabki kaloridieet. Ütleme, et kui ma oleks praeguse olukorras jälgiksin kalorit, siis arvatavasti mul ei oleks probleeme, võib-olla ma saakski jälgida korralikult, vaadata, jälgida makrosid. Aga esmalt peab üldse aru saama, kus me oleme kehaga. Ja me ei saa vaadata kahele ainevahetuse ka inimestele nagu ühtemoodi otsa. Ehk siis, kui mina praegu siis olen normaalse insuliinifunktsioneerimisega, ehk siis see võti, mis viib veresuhkrut mul väga kiirelt siis ilusti rakkudesse, siis keharakkudesse, lihastesse ja kasutatakse energiaks, siis kui inimene on juba ülekaalus näiteks ja tal esineb ka siis insuliiniresidentsust. Ehk siis samasid sümptomid näiteks, mis siin on, et eriti ärritunud näljaga, mis ma välja tõin siit, siis nende 2 inimesele panna peale see kaloridieet, siis ühel võib töötada, see teisel ei tööta võib-olla. Me ei saa sama lähenemisega minna peale, kui me see biokeemiline reaktsioon võib kehas erineda. Et see nagu, et kui mul on insuliiniresidentsus, see tähendab seda, et see liigne veresuhkur jääb vereringesse kauemaks ajaks. Versus see, mis praegu olukorras ma olen, et mul läheb hästi kiiresti ära see, et ma võingi rohkem süüa, ma ei pea muretsema nii palju kalorite pärast ja samamoodi need inimesed näiteks, kes teevad palju trenni, neil ongi see parem, aga kui need samad inimesed soovitavad sama strateegiat 2 erinevat tüübile, siis see võibki tagasilöök tulla, kuna siis antud juhul nendel inimestel võib olla oma uskumus, et neil töötab ja nad siis propageerivad inimestele, kes on võib-olla ülekaalus, nad tulevad nõustamisele ja ongi olukord, kus siis inimene hakkab jälgima, et saab mingi kava ette, aga lõpuks lihtsalt ta võtab kõige alla, aga mingi hetk paneb ainevahetuse ploki peale. Ja siin ma toon välja siis need peidetud tegurid tegelikult, mis erineb sellel tavapärasel inimesel, kes ongi nagu minusugune praegu 2024 või versus see, kui inimene on juba ülekaalust, otsib lahendust, ta on proovinud erinevaid dieete, võib-olla miski pole töötanud isegi
või peale pikaajaliselt töötanud, siis esimene asi, mis erineb sellele, et see inimesel keha ei ole ainevahetuspaindlik ehk ta ei suuda edukalt kasutada kütust rasvadest. Ehk siis ka, kui me suudame seda teha, siis meie nälg langeb kergelt ja me saame nii-öelda siis tunda seda täiskõhutunnet kauem, et me siis saame kauem olla ilma söömata. See tähendab seda, kui me sööme vähem juba päeval, siis me juba sööme vähem kalorit sisse tegelikult siis. Ja me saamegi siis kaalust kergemini alla võtta. Teine asi siis kindlasti regulaarne uni, ehk siis kui sa tavapäraselt kell 11 magama, aga nüüd siis käid kogu aeg, sul läheb nagu lappesse see ja hakkad kell 2 magama minema näiteks, siis arvatavasti sa kõvad sükest kasvuhormooni ja melatoniini doosi kehasse. Kasvuhormoon on seotud rasvade põletamisega, ehk siis kui doos on väiksem, siis on väga raskem sul põletada rasvasid. Ja hommikul ärgates sinu näljahormoonid on paigast ära, ehk siis sul on rohkem isusid, kui sa ei maga normaalselt ja seal hakkab see nõiaring peale. Kui sa oled pidevalt stressis, su elu on selline, üleüldiselt sinu iseloom on sihuke, et sa oled rohkem ärevam inimene, eks, siis su keha toodab rohkem kortisooli ja nüüd meil kõhus on siis 4 korda rohkem kortisooli retseptori, ehk nad võtavad kinni nii-öelda rasvarakkudesse just ja meil võib tekkida sihuke stressirasv kõhule. Nüüd siis, kui sa oled insuliiniresidentne inimene, siis pidevalt kõrge insuliin on kehas ja kui meil see on kehas, siis meie rasvapõletus on blokeeritud. Me ei saa rasva põletada, kui insuliin on kõrge. See on füsioloogiline tegur, mida me peame teadma. Ja nüüd siis täpselt, kui meil on pidevalt see veresuhkur ja samamoodi meil geneetika toetab seda olukorda, et meil võib-olla kiiremini areneb välja see insuliini residentsus, siis võib areneda välja diabeet ja selle tulemusel võib see diabeet olla peidetud, ehk siis insuliin viib meie veresuhkrut kiiresti rakkudesse ja sunnib, aga kui meil nii-öelda käib krooniline mäng sellega, et insuliin kogu aeg pumpab, siis mingi hetkel lihtsalt meie pankreas ei suuda enam toota nii palju seda insuliini või see häirub, et ta ei suuda enam seda veresuhkrut rakkudesse viia. Nüüd veresuhkur jõuab kõrgemasse faasi, kus siis lõpuks võib-olla mingi hetk siis perearsti juures diagnoositakse läbi selle hommikuse paastu glükoosi testi, et sul on veresuhkur liiga kõrge. Aga samamoodi veresuhkrut võib kõrgeks ajada juba üks magamata öö, ehk siis hea näide ka, et kui inimene on nagu siukse rohkem öökull, läheb magama, ütleme tema regulaarne rütm on see kell 12 näiteks. Ma tean ühte tuttavat treenerit, personaaltreenerit, et kes ongi olukorras olnud, et kus ta läheb hiljem magama, aga hommikul vara peab minema arsti juurde, siis seal võibki olla see veresuhkur paigast ära, eks sa pead stabiilselt ise tegelikult mõõtma, saama aru, et kõige parem on mõõdik, kui sa ise nagu mõõdad, on see näpu otsas või on need 24 tunnised glükoosi monitori seadmed. Ja nüüd, kui me areneb välja insuliiniresidentsus, siis sellele järgneb ka suhte leptiini residentsus ehk leptiin vastutab meie nii-öelda siis täiskõhutunde eest, aga kuidagi see info läheb spämmi. Leptiini rakke sisaldab siis meie rasvarakud ja aju kuidagi ei saa signaali kätte ja meil on pidevalt kogu aeg kõht tühi. Ehk siis, mis mul oligi iga 2 tunni tagant, ma tahtsin kogu aeg midagi näksida, siis on tekkinud ka olukord täpselt ülekaalus inimestel, kus siis ongi kogu aeg nälg ja ma võin neid kalorid jälgida, aga meie bioloogia, biokeemia ütleb, et lihtsalt, et sul on kõht tühi, sa pead sööma kogu aeg. Et sellepärast sellisel hetkel, kui leptiini residentsus, siis see kaloridieet kuidagi ei pruugi aidata. Muidugi, kui sa sööd võib-olla niisugust toitu, mis on hästi nii-öelda siis see päris, ehk siis täiskõhutunnet tekitav toit, siis seda võib olla vähem. Aga kui me sööme neid kohe kiireid süsivesikuid, siis täiskõhutunnet on vähem kohe. Eks siis ka
Samamoodi siis naistel võib esineda rohkem seda teinekord seda östrogeeni dominantsust, ehk siis kui liiga palju kehas on östrogeeni, meestel tekivad sihuke man-boobsid, nii-öelda siis meeste rinnad. Näiteks õlu sisaldab hästi palju östrogeeni teatud liiki, ehk siis õlujoojatel võib areneda ka, aga kuidagi võib-olla geneetikas võib tulla. Ehk siis me ei taha olla tegelikult, mida rohkem trenni teeme, seda rohkem kehas testosterooni, eks, siis seda vähem on ka östrogeeni. Aga muidu siis östrogeeni dominantsus võib sümptomita siis peituda niimoodi, et tselluliiti on kõige rohkem puusadel, tagumikutel ja reitel. Ehk siis see võib signaal olla sinu jaoks, eriti kui sa oled naine, kui sa kuulad seda, et see on probleem sellega, et nüüd siis mõelda, mis on östrogeeni toite vähem tarbima hakata, et sa saad teada selle põhjuse ja nüüd me saame minna, sest et need on ka kõik sellised põhjused, kui me mõtleme, ma toon nagu analoogi sellest, et kui ma lähen näiteks jõusaali, ma lähen jõusaali treeneri juurde ja ilma, et siis treener analüüsiks, kus ma olen, paneks peale kohe siis, ma ei tea, kilod ja ma hakkan siis raskuseid tõstma kohe, aga ta ei tea üldse, et nagu, kus ma nagu olen oma tugevusega, et sama hea on nagu tegelikult mingil määral, et kui me lähme insuliiniresidentsuselt, hakkame nii-öelda siis kalorid jälgima, siis tegelikult see on sama hea, et me siis hakkame kohe pumpama, aga me tegelikult ei saa aru, et kus meie keha on täpsemalt, mis olukorras. Ja see on tavaliselt ongi toidumaailmas, nõustamiste maailmas on nagu peidetud tegurid, need, seda koolides ei õpetata suure tõenäosusega, ma olen lugenud, see on minu uskumus praegu, niisugused põhikohad, millele ma olen mõelnud siin ja mida ma olen nagu harinud 6 aasta jooksul ja nüüd ma olen nagu välja toonud põhilised asjad. Ehk siis samamoodi, kes teeb kõvasti jõusaalis trenni, personaaltreeneritel on palju lihaseid, siis on ka testosterooni tase on kõrgem ja neil on ka siis põhimõtteliselt lihasmass on suurem ja rasvaprotsent väiksem ja neil ka need võivad kalorid süüa ja see ei mõjuta. Mikrobiomis on ka sihuke huvitav, et tegelikult ei pea inimesele otsa vaatama, kui tehakse hästi pimedalt mikrobiomitest, siis selle järgi võib öelda kohe, et kas inimene on ülekaalus või mitte. Ja on siis 2 bakteriliike, firmikuudid, kui on suurem osakaal kehas, siis arvatavasti ta ladustab rohkem rasva, et ta ei põleta nii kiiresti ära. Aga kui meil on rohkem bakteroide, siis kalorid põletatakse kiiremini. Teatud bakteriliigid on ka Crisentella või sihuke, ma ei tea, kas ma õigesti hääldasin, aga et me saame seda nagu emaga kaasa teatud bakterivormi ja mõnel inimesel ongi, kui ema on sale, siis tal on vedanud geneetikaga, et ta ei võtagi juurde, ta isegi vanemas elueas näeb küllaki sale välja, et emad võivad reeta, millised jääb välja tütred tulevikus, meestele soovitus, et ja sealt on ka võib tulla väike olukord, kus siis tõesti inimene võib süüa mida iganes, kaal ei tõuse, võib rääkida ka, soovitada ja näed, et ma olen kõik ja mul ei ole mingit probleemi ja siis sa võidki tänulik olla oma emale, kelle käest sa oled saanud selle liigi. Ja lihasmass on ka kindlasti üks kõige olulisemaid, et kui näiteks see inimene, kes on ülekaalus siin, hakkab kaloridieeti tegema, siis väga raske on tal, kuna tal on lihased vähem, et kindlasti lihastreening, lihas vastupidavusttreening on hea lahendus hakata lähenema kaalu langetamisele. Kui meil on suuremad lihased, siis veresuhkur imetakse kiiremini lihastesse, siis ja meie nii-öelda, kui sellest kõrgem veresuhkur läheb kiiresti, saavutab selle stabiilse normi, mis siis on kuskil 4,5 kuni 6,5, see on individuaalne, siis on ka vähem insuliini. Kui meil on vähem insuliini kehas, siis me saame hakata kulutama oma kehavarusid, ehk siis tõuseb meie glükagooni hormoon, mis siis hakkab võtma meie glükogeenist ehk süsivesiku varuainest energiat, mis asub maksas ja lihastes ja lõpuks siis lipolüüsi tagajärjel rasvadest. Ehk need olid siuksed minu mõtted ja samamoodi, kui sa hakkad kaalu langetama, et sa peaksid saama nüüd aru, kus sa oled ja alles siis saaksime hakata lähenema.
Ehk siin olid head viited, mille kohta võiksid kindlasti ise uurida. Need on minu uskumused. Ma ei ütle, mina olen kõige targem inimene. Ja lihtsalt ongi kindlasti uuri lisaks. Aga aitäh, et sa kuulasid lõpuni ja ma loodan, et sellest oli sulle kasu.